tere tulemast ka kõigile meie laivi kuulajatele. Algamas on Eesti meistriliiga 33. vooru mäng, kus Tartu Tammekale on täna külla sõitnud Kuressaare võistkond. Äärmiselt tähtis mäng muidugi, sest nagu me teame, Kuressaarega on vahe ainult 6 punkti ja Tammekal on muidugi iga võit siin hetkel tähtis. Natuke on ruumi vasakul äärel. Laas tõuseb. Liigub edasi. Kuressaare kaitsed on muidugi väga tihedalt peal. Kuid suurepäraselt Laas liigub äärelt läbi. Annab palli kasti Niimo ja Niimo lööb värava! Alex Niimo algatab Tammeka tagasituleku. Väga ilus rünnak. Suurepärane vaadata siin kohe, kuidas sa nägid, et Niimo kaugelt hakkis jooksma. Tegi sellise hilise jooksu kast ja keegi võtab teda peale ja... Pool väga täpselt kindlasti Laasi arvele. Büro on järjekordselt söödatud. Seekord siis punane. Ja, loodame, et see nüüd innustab Tammekat veel rohkem pingutama. Kohe Tiirik võitleb hästi ja tehakse viga talle. Kollase kaardi saab kust Andre Ilves, ma vaatan. Nagu Ilves eelmine mäng Tammekaga teenis punase ja lõi värava, siis hakkab, tundub, et seekord läheb samamoodi. Ootaks sama panust seekord, ja et Laas paneb palli keskele. Reimann lööb palli puhtaks. Ja Pohlak lööb minema. Aga nüüd on nagu näha natukene, et on ka Kuressaare kaitseliinis selline paanikahetk. Et enam ei tegutseta kõige kindlamalt. Keegi on ära teenimas kollast kaarti. Huvitaval kombel on see Reimann. Jah, nähtavasti siis avaldas oma arvamust kohtuniku töö kohta. Mina oleks oma raha päris eskisin tagasi saanud juba paari minutiga. Usun, et nüüd pannaks Tammeka väravale. Võidetud raha. Ja ongi värav! Issand jumal! Super töö! Kaspar Kaldaja järjekordselt! Seis on 2-2, mängid on 10 minutit. Ütleme nii, et minu ennustused ei veto nüüd täna. Jah, see mäng viimased 10 minutit kujuneb kindlasti ütlemata põnevaks. Tammeka noormängijad jooksuvad hulganisti kõik tabloo juurde seda seisu vahetama. Loodetavasti saavad nad vähemalt korra seda Tammeka kasuks täna veel teha. Super töö, et praegu on niisugune, ütleme, tõsise võitluse pealt need väravad tulnud, et surve on lõpuks vilja kandnud. Suurepärane. Tamm annab palli alla. Pato! Ai! Oleks sealt üle puusa veel see värav ära tulnud, siis oleks publik hullunud. Ja võitlus Pongo poolt. Asutakse ka toorelt talle lihtsalt peale. Tundub, et hakkab see mäng natukene kohtunikul Roomer Tarajevel käest ära minema. No ja siin bändisektor on ikka totaalses karjumisstiilis. Jah, ma arvan, et siuke skandeerimist see aasta pole... No see on siin mitu aastat, siis siin on nagu totaalselt oma 50 inimest lihtsalt võiskamas Tammeka kasuks. Tahaks isegi sinna ausatades joosta. Jah, loodame nüüd, et see mängutempo alla ei vaju. Meil on ikkagi ühte väravat veel vaja, et veel elus olla nii-öelda. See on lihtsalt suurepärane atmosfäär. Tamm on vaba. Tiirik, pall alla. Niimo ei jõua pallini. Ja väga hea pall oli Tiirik. Siukene ülev ja terav pall. 20 centimeetrit pikem mängi oleks jätta tõesti peaga pihti saanud. Sellist atmosfääri ma arvan, ei ole tegelikult mitu aastat siin Tammestaadin olnud seda hästi uskumatult. Kui tuleks see võit siit ära, siis hooaja viimases kodumängus võiksime uut publiku rekordit teha. Tammekal on siis mängimata Paide linnameeskonnaga. See mäng on 27. oktoobril. Ja kui siit tuleb võit koju ja 20. oktoober tuuakse ka Tallinna Kalevi 3 punkti ära, siis usun, et 1000 inimest
see jääb ikka tee siia Tamme staadionile. Pato keerab siin. Väga tihedalt ollakse peal. Nüüd jääb natukene arusaamatuks, et kohtunik küll näeb, et käed on küljes, aga vile sealt ei tule. Tigerberg saab palli, aga õnneks Tutke lase teda läbi. Kaldaja tõuseb. Kedagi ei ole. Läks joob pall Tennoni. Laas keskel. Kas lööb? Lööb Laas! Posti! Uskumatu. Miks see sisse ei lähe? Lihtsalt Nimo on äärel ja teenib nurgalegi. Tammekale juba vist on 10. Aega veel on. Peab tulema värav, peab tulema lihtsalt. Tammele. Tamme võtab palli. Ruumi on küllaga. Pato. Jah, Pato. No näita, mis sa suudad. Pato läheb läbi. Pea pall alla. Kure kaitsed on seal vahel. Pato liiataks totaalselt seljas. No miks sa ei vilista seda lihtsalt? Ja kohtunikud ei vilista. Uskumatu. Näeme siit 20-30 meetri kauguselt, kuidas lihtsalt kätega hoitakse kinni, aga mis seal ikka. Meie ei saa midagi parata siin. Reimon proovib teist äärt vahelduseks, aga audid ikka meeldivad totaalselt sellele poisile ja terve Tammeka vahetusmeeste pink on püsti ja ootab seda võiduväravat. Aga mida siiamaani ei ole tulnud on see 3. värav. Jah, et hiline ärkamine. No nüüd on publikult veel viimast toetust vaja. Terve sektor on siin püsti seistes. Ja nagu minu sõnade kinnituseks. No ma arvan, et siit tuleb ära, peab tulema. Laas liigub keskele, sööt. Ei saa Tiirik palli, Nimo. Tenno. Kaldaja, Tenno, Nimo. Väike tõste üritus, aga ja palju uuesti Tammekal. Pall tagasi, Laas. Patole! Ei saa Pato selle jalga vahele. Taaskord väga hea võimalus. Ja mäng ongi läbi, tundub nii. Jah, 2-2 seisuga on mäng lõppenud. Palju neid lisaminuteid sinna tuli, aga no vaevalt 2, kui seda. Jah. Antikliimaks oli siin lõpus. Oli siuke tunne, et kohe tuleb. Aga jah, kahjuks viigi tulemus. Et see viik kindlasti rahuldab Kuressaaret. Roora ja Kalevi seis. Ei lõpuks 3-0, Andre Frolov on seal ka värava kirja saanud. Tammeka mehed on päris murtud siin mängu lõpus. Pallipoisid on juba sinna kolmanda värava pannud poole lisaks, aga kahjuks ei ole nii. Jah, et kindlasti kõik publik, kes siin täna kohal oli, sai ikkagi positiivse emotsiooni, et nii-öelda mäng oli pea et täie raha eest. Kindlasti jah, aga lõpetame vist tänase ülekande. Aitäh teile kuulamast. Tammeka live-ülekanded jätkuvad ka järgmistes mängudes ja loodetavasti siis saame juba võidutulemusi kajastada. Nägemist.